sa? Usu endasse ja Paluks tähelepanu. Enne kui me alustame päevakorra läbivaatamisega, siis ma sooviks anda sõna valla sekretärile seoses selle üle neti osalemisega volikogus, et ta annaks sellele juriidilise hinnangu ja selgituse kõigile, et oleks arusaadavalt kõigile üheselt. Palun. Aitäh. Lugupeetud volikogu liikmed, eelmine septembrikuu volikogu istungil tõusetus küsimus volikogu liikme osalemisest läbi elektrooniliste sidevahendite. Ja minu eesmärk on siis anda väike selgitus, miks meie põhimäärus sätestab ja kus see tulnud on. Ja ajalukku tagasi minnes siis 2020 aasta valla põhimäärust muudeti tõepoolest ja need punktid toodi sisse. Ja põhimäärusesse lisati sätted, mis siis reguleerivad võimalust volikogu istungit viia läbi elektrooniliste sidevahendite kaudu ja samamoodi volikogu liikme nendel osaleda. Ja kus see tuli? See tuli tookord üleüldse sellest, et muutus selline õigusakt nagu tsiviilseadustiku üldosa seadus, mis peale COVID-i perioodi tõi sisse regulatsiooni, et juriidilise isiku organi liige võib organi koosolekul osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt olemata reaalajas toimuva kahesuunalise side abil. Ja kuivõrd ka kohalik omavalitsuse volikogu on avalik-õiguslik juriidiline isik ja volikogu liige on selle organi liige, siis rakendub see seaduse säte ka kohalikele omavalitsustele. Ja sellest tulenevalt on ka põhimääruses niimoodi muudetud ja täiendavalt ma veel lisaks juurde, et menetluses on ka uus kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, kus tuuakse ka see samamoodi juba seadusesse koksi sisse ja seletuskirjas toodud lisaks ka põhjendus, et puudub igasugune mõistlik põhjendus, miks peaks volikogu oma töökorraga seda piirama, seda võimalust osaleda elektrooniliste vahendite kaudu. Meil on see piiranguid võib kehtestada, meil on täna piiratud täiselektrooniline istung, mis põhimääruse kohaselt on võimalik siis, kui esinevad kaalukad põhjused. Ja need on tõesti täiselektroonilisi istungid varem peetud ainult COVID-i tingimustes. Kuid volikogu liikme osalemine elektrooniliste vahendite kaudu ei ole piiratud. Ja seadusandja mõte ja ka kohaliku omavalitsusi nõustavad ministeeriumid on seda meelt, et neid ei tasuks piirata. Et kui seda hakata täna piirama, siis tahes põhjendustega, siis on neid väga raske tegelikult kontrollida. Et minu eesmärk või mõte on see, et mina ei muudaks valla põhimäärust täna, jätaks selle võimaluse sisse volinikel osaleda, neile sobivalt ka elektroonselt. Tuleb lihtsalt arvestada teatud aspekte, näiteks isikuvalimised, et kui tõesti on päevakorras isikuvalimised, et siis on see füüsiline kohalolek mandaadi teostamiseks vajalik. Sest et kastiga hääletada elektroonselt ei saa ja praegult meil sellist võimekust ei ole. Ja võib-olla ka teatud, võib-olla väga delikaatsete teemade puhul, mida meil küll meie praktikas ei ole olnud, aga et füüsiline kohalolek on kinnine istung. Et selline on õiguslik taust. Ma olen suhelnud ka Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi nõunikega sellel teemal. Selle kohta on antud selgitusi alla ja ühesõnaga see oleks minu arvamus ja seisukoht, et ma ei läheks seda piiramise teed, mis on eelmine korraks tõusetus. Kui me ka sinna kirjutame põhimäärusesse midagi sisse täna, haigus või mis iganes, siis sa teed seda kontrollida ju ei saa. Et selline seisukoht. Aitäh. Võib-olla kellelgi on küsimusi. Küsimusi, jah. Jah, et Ivo Rullila. Aitäh. Et jah, võib-olla üks küsimus, et siiski jätta see nagu volikogu esimehe nii-öelda tõlgendusruumiks on ka nagu õiguslikult minu meelest nagu nii ja naa, eks ole, et tegelikult on ju ikkagi olemas mingisugused juhtumid, nagu seesama haigus, nagu näiteks välisriigis komandeeringus viibimine Ukrainal või kordusõppustel viibimine, mis on ka tõendatavad. Et võib-olla ettepanek oleks siis selline, et ikkagi teha see
põhimääruse muudatus millalgi, kui üldse nüüd tänane võimuliit tahab põhimäärust muuta, seal võiks ju paljusid asju muuta, et ikkagi tõendatud haiguse, väliskomandeeringu või kordusõppuste kutse korral on võimalik osaleda siis volikogu istungil, või sinna loetelu võib panna ka mida iganes veel, mis on nii-öelda tõendatav ja mõjuv, eks ole, et see ei ole nii-öelda minu poolt suletud. Ma lihtsalt võib-olla jah, et õppuseid on kerge kontrollida, haiguse puhul ütleks seda, et tegelikult ei ole kohustus volikogu liikmel mingit haiguslehti esitada volikogu esimehele. Ja tal ei ole ka õigus seda küsida, et see ei ole ju tööandja-töötaja suhe. Et jah, et kui mina puudun töölt haiguse tõttu, siis ma pean esitama selle lehe, aga volinik ei pea. Et see on ka selline, ma arvan, et härra Matsalu ei saa küsida seda haiguslehte, et kui keegi ütleb, et ta on tõbine. Ja COVIDi puhul näiteks ongi targem olla kodus, teha seda distantsilt, ei pruugi alati seda haiguslehte võetagi, tehakse kodukontorit näiteks. Et lihtsalt minu hirm on see, et nende loetelude tekitamine on alati veidi selline libe tee ja alati võib olla veel mingisuguseid põhjendusi, mis on aktsepteeritavad, aga me oleme ennast justkui äkki kinni kirjutanud sinna põhimäärusesse. Et muutub maailm, et paljud asjad tegelikult peale COVIDit, ma toon näite, läksidki distantsile, nagu notarid alustasid kaugtõestusega tehingutega, mida varem väga vähe praktiseeriti, sünnid kolisid registrisse, et neid näiteid on. Ma pigem usaldaksin seda, et tehakse mõistlikke valikuid ja tullakse ikkagi füüsiliselt kohale, aga see võimalus nagu jääks. Ja just ka selle arvestusega, et tõesti, et teatud siis hääletamisi ei saa distantsilt sellisel kujul, nagu mandaati ei saa teostada, kui tõesti on isikuvalimised, vähemalt hetkel. Aga see on mõttekoht, et hetkel, vähemalt täna praegu põhimääruse muudatus laual ei ole, kui ta üks hetk on, siis on see võimalus vaadata. Aga see on nagu minu hinnang nüüd ütleme sellele olukorrale, et ma vaatasin ka tagant järgi, seda olin ka ise eemal seda istungit ja mõtlesin, et võib-olla see hea see kokkuvõtte teha, kuna COVID ajal seda teemat sai palju uuritud. Et käiskasin läbi, et on varasemalt antud võib-olla teistsuguseid seisukohti, siis ma ütlengi, et ega olukord oligi segane ka tookord meile ja terve riigile, et kuidas täpselt neid kaugistungeid tõlgendada, kas need on üldse õiguspärased, aga nüüd on see nagu paika loksunud. Ja seadusandja, nagu ma ütlengi, et tulevikus ka näeb juba kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses selle ette, koos selle seletuskirja tõlgendusega. Aga jah, ühesõnaga, selline see kokkuvõtt oleks ja kui on veel küsimusi, siis... Mul on üks küsimus. Seal, kui ta on üle selle Teamsi või mille iganes, et ta peab nagu füüsiliselt pildis olema, et tema see pildiga, ütleme, mingi pilt ei sobi. Seda saabki reguleerida, et loogiline ongi see, et ta peab olema ju näha, tuvastatav, see inimene on see inimene ja samas on ka öeldud ühtepidi, et kui see võimalus on loodud, siis ta peab saama seal nii-öelda Teamsis seinal kõiki oma õiguseid teostada, sõna võtta, küsimusi esitada, arvamust avaldada, kõike hääletada, kui see on võimalik hääletada, et kui see ei ole kastiga hääletamine. Et jah, et need tingimused peavad olema täidetud, et see ei saa olla kuskil hääl metsast. Ikka nägu ja pilt ja tegelikult on igal juhul ka mõistlik, et on mingi mõistlik etteteavitamine, et seda saab ka reguleerida, et see IT jõuaks ka nagu järgi, et kui tõesti selline olukord veel tuleb. Ja kui näiteks 3 inimest on seinal, et kuidas siis seda lahendada, et neid asju saab juba tehniliselt lahendada, aga nagu ütleme, et jah, meie põhimäärust ma nagu praegult ei tõttaks piirama. Küsida, et iseenesest ju võiks ju niimoodi olla, aga samas, et ütleme, olles seal komisjonides, siis ka seal on niimoodi, et osa nagu on Teamsis, osa on nagu koha peal, kõik nagu ütlevad, et see on nagu hästi halb nagu teistel ka jälgida, et kas siis kõik peaks olema nagu Teamsis, kõik peaks olema nagu kohal, et just see nagu, ütleme siis sellega, ma kujutan ette, et see läbiviimine siin nagu võib-olla ka volikogu läbiviimine, et kui näiteks 5 tükki oleks nagu Teamsis, kõik tahavad sõna ka võtta siin saalis, et see nagu ei ole nagu võib-olla kõik see parem praktika. Et tegelikult mingid hoovad võiks ikkagi jääda siis nagu võib-olla volikogu esimehele, et kui ikkagi tekib siukene nagu pahatahtlik või siukene nagu kuritarvitamine sellele võimalusele, et siis nagu oleks ikkagi võimalus sellele piir panna.
et lihtsalt võib-olla, et on see nagu mõeldav või kuskil peaks olema see piir, et ma ei kujuta hästi ette, et kui näiteks siin 15 volikogu liiget on Teamsis ja siin kohapeal on 10 ja siis käib nagu niisugune pongitamine, et see on nagu nii raske seda nagu volikogu siis läbi viia. No sellised kirjeldatud olukorrad, ma usun, et need on keerulised, ma nagu pahatahtlikuks, ma ei tahaks seda nimetada, ma arvan, volinikel on ikkagi huvi olla koha peal, need diskussioonid on elavamad ja konstruktiivsemad koha peal, et minu hinnang eemalt, eks, et samas ma ütlen, et nüüd seaduse järgi volikogu esimees neid piiranguid seada ei saa, seda saab teha volikogu ise oma töökorraga, no meil antud juhul põhimäärusega. Et kui me nüüd piirame, siis teeme seda põhimäärusega neid piiranguid, mitte volikogu esimees ei piira neid kuidagi omaalgatuslikult. Aga kui talle antakse see õigus, et tõesti nendel juhtudel, siis ta kaalub. Täna seda kaalumisruumi meil justkui seal põhimääruses ei ole, meil on õigus osaleda punkt. Et täna ei ole jah seda ruumi, et sina võid ja sina ei või, on ju. Et täis elektroonse istungi puhul on jah, see on mõistlik, et neid ei peaks, et helistama peaks füüsilist istungit, aga see võimalus teatud eriolukordades on, eks. Aga jah, selle pahatahtlikkusega ma ei oska öelda, et inimesed on elavad erinevat elu, volikogu liikme töö ei ole põhikohaga töö, käiakse siit ja sealt, et ma leian, et see on mõistlik jätta see võimalus, aga otsustavad volinikud. Mul on nüüd ikkagi küsimus, kas ma saan nüüd õigesti aru, et praegune regulatsioon on siis sedasi, et kui mis põhjuse ma välja mõtlen, välja ütlen, tõeline või mitte tõeline, aga kui ma ütlen, et ma tahan osaleda volikogul, ma ei saa, ma pean osalema volikogul ühesõnaga veebiteel, siis mul see õigus, keegi ei saa mind takistada. See õigus tuleneb on seaduses ja see on kirjutatud sisse meie põhimäärusesse sellest tulenevalt ja et seda piirata, siis me peaksime ise tooma välistusi. Täna ta on lubatud, ta on nii kirjutatud, üheselt mõistetavalt on õigus teostada elektrooniliste vahendite abil, ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, aga ma ütlen, et see ongi nagu see kuritarvitamine on siin nagu nii keeruline, nagu, et mismoodi nüüd. Me näeme, aga see on mõtte koht. Et ma ütlen, et volinikel peaks ju olema tahe olla koha peal, et füüsiliselt istungi kutsutakse kokku ja eks see ongi niisugune, kuidas ma ütlen, omavaheline mõistlik kokkulepe, et teeme ikkagi koha peal, aga see võimalus jääb, et me ei saa seda nagu ära võtta volinikelt. Selge, aitäh. Palun, Ants-Erl Teering, repliik. Ei või küsida. Ei, ma tahan öelda, et see on tegelikult väga mõttekoht, sellepärast, et siin ei peagi kuritarvitama, aga siin võib tekkida see küsimus, vaata, kui on igasugused põhjused, olen kuskil ära, keegi on väliskomandeeringus õppustel haige ja kui nüüd ühesõnaga neid istungil osalejad, kes netidel osalevad, eriti ühesõnaga, kui on niisugune hübriidistung, eks, et osa on siin ja osa on netis. Minu meelest selle istungi läbiviimine läheb väga, väga keeruliseks ja raskeks. Ühesõnaga, nii et võib-olla nii on tunne, et võib-olla peaks need juhtumid ikkagi ära fikseerima. Aga see selleks. Ma olen nõus, et ta lihtne ei ole, kindlasti ei volikogu kantselei liitteel, loomulikult toob see keerukust kaasa, et sellepärast ma nagu pigem võikski olla mõistlik kokkulepe, et seda tõesti ei kuritarvitata ja kasutataksegi äärmuslikel juhtudel, et alati saab ju sisemiselt asju kokku. Aga mina andsin täna hinnangu, kuidas meie põhimäärus reguleerib ja millele ta tugineb, aga see ei... on õigus neid välistusi panna, aga lihtsalt minu sõnum on see, et nendega tuleb väga-väga ettevaatlik olla, et me mitte ise sinna otsa ei kuku pärast. Aitäh. Mul on üks küsimus, see absoluutselt ei puuduta põhikirja, see ei puuduta juriidikat, aga see on teile kui väga autoriteetsele kõrvaltvaatajale ja te ka mainisite, et siin volikogus on palju selline tunnetuslik, nagu öeldakse, poliitkultuuri küsimus. Mul on lihtsalt see küsimus ka, mis tõusetus eelmisel volikogu istungil, et tavaliselt me siin volikogus ikkagi üksteist härratame ja prauatame. Ja üllatus, ma sain eelmisel korral, kuidas öelda nüüd, vastu näppe,
selle eest, et ma ühte kaasvolikogu liiget prouatasin. Kõrvalt vaadates, kuidas see nüüd siis nagu volikogu niisugune hea tava võiks olla, et kas siin saalis nagu niisugune härra Matsalu, proua, ma ei tea, kes, eks ole, ma igaks juhuks ei ütle praegu, pöördumine on viisakas, lugupidav, volikogu liikmele kohane või me peame hakkama siin kuidagi leidma mingeid muid vormeleid, aga võib-olla niisugune kommentaar lihtsalt. Ma ei tea, kas ma olen nüüd õige inimene seda... Väga autoriteetne, te olete vallasekretär. Jah, et kuidas pöörduda? See on ju ka tegelikult ka sisemise tunnetuse küsimus, et kas te tahate pöörduda nii, et see on teadlikult teist inimest kuidagi riivab või mitte, et seda tegelikult tunnetab ütleja ka ise. Et kui ma kedagi prouatan, kellele see ei meeldi, siis ma ilmselt teen seda teadlikult, et teda häirida, ütleme nii. Et jah, ma arvan, et härrad ja prouad võivad jääda, aga samas, kui keegi on väljendanud, et seda ei sobi, aktsepteerida seda, et ei sobi. Vastus. Ma loodan, et ütlesid piisava vastuse ja igaüks siis tunnetuse järgi, kuidas ta volikogus osaleb, aga loomulikult ma kutsun kõiki osalema võimalusel ikkagi füüsiliselt kohal olla, et see Teams on näidanud, et see ainult tekitab segadust, ei kuulata ja raske on edastada sõnumeid ja kuulata sealt, kui väga kaugel ka veel on. Aga aitäh neid. Läheme siis volikogu päevakorra juurde, nii et avan Viimsi vallavolikogu 10. koosseisu 35. istungi. Volikogu istung on avalik ja seda saab YouTube'i vahendusel jälgida. Ma siis täna kuulsin, et kas meil otse lülitus vist ei ole mingi tehniline probleem on või? Otse ülekanud täna lindistus ja pärast läheb üles juurde. Lihtsalt pärast saab järgi vaadata siis. Järgi vaadata. Nii, küsimus, kas on anda üle arupärimisi? Jah. Ants Erm, palun. Tere, härrad ja prouad. Mul on arupärimine, meil on kogukondade Viimsil. Lugupeetud Illar Lebetile seoses Randvere külas kallasraja mitteläbitavusega. Esmakordselt esitati analoogne arupärimine teile kui Viimsi vallavanemale 25. augustil 2020. Rohkem kui 4 aastat tagasi soovisid toonased kogukondade Viimsi esindajad vallavolikogus Ants Erm ja Ivo Rundelt selgitusi kirika ja tee kinnistult mereni kulgeva eesvoolu kraavi kohta, mis takistab elanikel kallasraja vaba kasutamist. Muuhulgas esitati teile toona küsimus, ja kuidas kavatsete luua olukorra, kus antud piirkonnas oleks kallasrada igaühele vabalt läbitav. Sellele küsimusele vastati septembris 2020 nõnda. Võimalikud lahendused kallasraja läbitavuse tagamiseks selguvad läbirääkimiste käigus. Suulide järelpärimine on kinnistu omanikule edastatud. Eelnevalt lähtuvalt soovime teilt vastuseid järgmistele küsimustele. Esiteks, kuidas on võimalik, et Viimsi vallavalitsus pole enam kui 4 aasta vältel leidnud reaalset lahendust kallasraja läbitavuse tagamiseks? Teiseks, Viimsi vallavalitsus on tagasi lükanud kogukondade Viimsi ettepaneku eraldada eelarvestrateegias 50 000 eurot ruubi paigaldamiseks Randvere kirika ja tee pikendusel asuvale eesvoolukraavile. Kui vallavalitsus pole selle ettepanekuga nõus, siis milline on vallavalitsuse konkreetne plaan Randvere küla kirika ja teest mere poole jääval alal kallasraja läbitavuse tagamiseks? Kolmandaks, öelge palun konkreetne kuu ja aasta, millal inimesed saavad Randvere küla kirika ja teest mere poole jääval alal kallasrajal takistusteta liikuda. Vastuseid arupärimisele soovime kirjalikult kui suuliselt. Lugupidamisega Ants Erm, Tanel Ojang ja Ivo Rull. Valimisliit kogukondade Viimsi. Aitäh. On veel? Ivo Rull, palun. Aitäh. Esitan arupärimise abivallavanem Alarmikule seoses valla uue jäätmejaama asukohaga.
Lugupeetud abivallavanem Alar Mikk, tänavu 12. märtsil anti teile Viimsi vallavolikogu istungil üle 307 allkirja petitsioonile ei jäätmejaamale elumajade läheduses, milles avaldati vastuseisu plaanile rajada jäätmejaam Reinu tee 8a ridaelamute vahetusse lähedusse. Märtsi lõpus teatas vallavalitsuse esindaja, et on asunud analüüsima erinevad alternatiive jäätmejaama võimalikuks asukohaks. Eelnevast lähtuvalt on meil teile järgmised küsimused. Esiteks, kas täna on Viimsi vallavalitsusel olemas selge seisukoht, kuhu tuleks jäätmejaam rajada? Teiseks, kui jah, siis kas seda asukohta on kavas nii piirkonna elanikele kui laiemale avalikkusele tutvustada? Ja kolmandaks, millal prognoosite uue jäätmejaama esimese etapi valmimist? Vastusid arupärimisele soovime nii kirjalikult kui suuliselt, lugupidamisega Ants Erm, Tanel Ojan, Kivo Roll, valimisliit kogukondade Viimsi. Aitäh! Aitäh! On veel? Ei ole vaja, ma seda elektrooniliselt. Rohkem ei ole, siis alustame istungi päevakorra läbivaatamisega. Välja saadetud päevakorras on 8 punkti, sealhulgas 5 eelnõu. Kas on päevakorra kohta täiendavaid küsimusi või ettepanekuid? Ei ole. Panen hääletusele volikogu istungi päevakorra. Kes on poolt, palun hääletada. Poolt, seega päevakord vastu võetud. Nii, päevakorra punkt 1, eelnõu volikogu määrus, Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia. Sõna palun arendusosakonna juhataja Sandra Leetsis. Tere õhtust ka minu poolt, lugupeetud volikogu liikmed. Esimeseks teemaks niisiis tõesti Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia muudatused teine lugemine. Eesmärgiks jätkuvalt võtta siis vastu uuendatud tegevuskava, seda toetav eelarvestrateegia aastates 25–29 ja et see ka jätkuvalt toetaks meie suures strateegias määratletud eesmärke. Kõik tegevuskavad dokumendid ja eelarvestrateegia dokumendid on teile materjalidena saadetud. Olete tutvunud nendega ka augustis toimunud esimesel lugemisel. Seega täna on siis fookus sellel, et toimus avalik väljapanek ja arutelu, mille käigus laekus muudatusettepanekuid. Vallavalitsus on kõik need ettepanekud läbi analüüsinud, oma seisukohad esitanud. Detailne muudatusettepanekute ja kommentaaride tabel on samuti teile materjalides jagatud. Aga siinkohal siis käiksin läbi hääletusele minevad muudatusettepanekud, mis kõik on igati sisuliselt tänuväärt ja head ettepanekud, aga üldplaanis mingil kujul juba suuresti olemas ja kajastatud. Aga liikudes konkreetselt ettepanekute juurde, muudatusettepanek number 1 siis soovib mänguväljakute eelarvereale eraldi lisamist välja tuua. Ja kuigi kahtlemata mänguväljakud on ka äärmiselt oluline teema, siis antud juhul on lihtsalt selgituseks, nagu te siit ka näete, see, et tegelikkuses on erinevatele vanusrühmadele juba mänguväljakuid planeeritud, muuhulgas ka Tammede parki, lihtsalt antud juhul on nad teisel eelarvereal ja seal nad ei kajastu, seega tegelikkuses on ettepanekus toodud summa suuresti juba ette nähtud antuks tegevuseks, lihtsalt on ta hetkel teisel eelarvereal ja loodetavasti see selgitus siin annab sellesse ka natukene parema aimduse. Nii, muudatusettepanek number 2 puudutab siis Viimsi raamatukogu ja sellele oma ruumide rajamist. Ka aktuaalne teema, raamatukogu äärmiselt oluline institutsioon, aga hetkel on siis kehtiv rendileping olemas ja raamatukogu on oma praeguses asukohas leidnud väga ulatuslikult kasutamist ja on äärmiselt populaarne. Nii et kindlasti me analüüsime ja kaalume ka edasise paiknemise ja põhimõttelist teemat tulevikus, aga hetkel me ei näe, et me peaksime selle sellisel kujul eelarvesse panema. Muudatusettepanek number 3
puudutab juba korraks mainitud kallasraja teemat. Jällegi äärmiselt oluline teema, et meie rannaalad oleks kindlasti läbipääsetavad ja siinkohal juba jällegi, nagu välja tuli, siis tegelikkuses on olukorrad ja võimalikud lahendused, analüüs on sellele hetkel toimumas ja vastavad tegevused planeeritud, et selles mõttes mõlemad tegevused, et reaalselt siis midagi sinna ka tuleks, on juba strateegiasse kavandatud ja antud konkreetse ühe objekti lisamine eelarvestrateegiasse ei ole otstarbekas. Ja muudatusettepanek number 4 puudutab siis varjekohtade loomist korterelamute juurde. Jällegi äärmiselt oluline teema, absoluutselt ei ole siin kellelgi vastu vaidlemist, aga konkreetselt siis tegeleb väga laialdaselt, riiklikud asutused tegelevad sellega, Päästeamet tegeleb sellega ja Viimsi vald samuti toetab äärmiselt kriisikindluse tõstmist. Küll aga just konkreetselt kortermajade varjumispaikade rajamine on suuresti siis niinimetatud Päästeameti toetada, selleks on erinevad meetmed, kus ka rahastust on võimalik saada, muuhulgas siis muude teemade juures. Ja ka vald igati seda infot jagab ja proovib ennast abistada. Konkreetselt selline lisand eelarvereale hetkel ei näe me seda otstarbekana. Nii. Ja muudatusettepanek number 5 puudutab avaliku ruumi ja pinkide paigutamist. Jällegi, taaskord oluline teema ja kindlasti vajalik, aga antud juhul on siis tegemist nii-öelda kestvustegevusega ja see on ka meil iga-aastaselt plaanis. Ei ole otstarbekas seda nii detailselt siin strateegiasse lisada, et vaatame seda alati jooksvalt üle ja kuni aastani 2027 on see jooksev tegevus, millega me jätkame. Seejärel saab siis jälle teha võib-olla veelgi detailsema ja konkreetsema hinnangu, kuhu ja mismoodi sellega liikuda. Aga ettepanekud muidugi selles mõttes meie igapäevatöösse on alati teretulnud. Lihtsalt jällegi võib-olla see eelarvestrateegia ei ole see koht, kus me selliselt üksikkujul neid märgiksime. Seega meie ettepanek on see, et me arengukavasse ja strateegiasse hetkel muudatusi ei teeks. Oma igapäevatöös absoluutselt saame nende teemadega arvestada ja küsimusi hea meelega kuulan. Seejärel võime hääletuseni liikuda. Aitäh! Anton Põrrens. On üks küsimus selle esimese muudatusettepaneku kohta ja tegelikult selle vallavalitsuse vastuse kohta. Seal on kirjutatud, et neid nagu on juba ette nähtud summad, aga nad on ära peidetud mujal. Keegi oskab kommenteerida, mis summas see ette nähtud? Arvik, palun. Ja ikka oskan. Kusagil summas 350 000. Peidetud nad ei ole, nad on lihtsalt väljastuse tegevusalas, kus parkide rajamine käib. Ivar Ull, palun. Aitäh. Minu esimene küsimus on selle kallasraja kohta, et Randvere külas on väga konkreetsed plaanid juba, et saate äkki neid plaane siis volikogu liikmetele tutvustada, et selles vallavalitsuse vastuses ei ole midagi konkreetset. Me siin täna küsisime konkreetseid kuupäevasid Ants Järme, et teema on olnud üle 4 aasta nii-öelda läbirääkimistes, et nüüd siis te väidate, et on mingi konkreetsus, et mis see konkreetsus ütleb? Siin ma ka palun, Alar, sinu sisendit. Ja kui saaks äkki selle ettepaneku slaidi ka, vaatame sellele slaidile otsa. See oli, mitmes see oli? 3. Siin on tehtud ettepanek lisada eelarvesse siis truupsilla või muu lahenduse rajamiseks vahendid. Ja me tõepoolest analüüsime seda, me oleme Põllumajandusametiga suhelnud ja meil on tegevused kavandatud ja seetõttu puudub vajadus
täiendavaid vahendeid eraldada, sest need tegevused kui ka vahendid on juba kavandatud. Ehk see tegevus on juba rakendatud. Ajakava osas see ettepanek ei täpsustanud midagi vist minu teada. Ettepanek ütleb, et 2025. Ikkagi meie ettepanek on järgmine aasta see asi ära teha, ma ei tea, kuidas see teie konkreetne plaan välja näeb. Kõik ühtib täpselt samamoodi, et see peegeldub ka seal, et on kavandatud juba tegevused. Aitäh, härra Ants Erm, palun. Esimene küsimus selle sama Kallasraja kohta. Ma loen siit selgitusest, mainitud tegevused on juba eelarvestrateegiasse kavandatud. Ma vaatasin seda eelarvestrateegiat, kas keegi leiab ühesõnaga selle koha, kuhu see tegevus on kavandatud. Ma ei leidnud isegi niisugust üldist tegevust ühesõnaga eelarvestrateegias. Aga võib-olla ma lihtsalt ei leidnud. Ja vastan jälle, et tegemist on Sademevee Äkki on võimalik näidata. Sademevee torustike tegevusalaga, kuna kraav on Sademevee süsteem, siis kõik kraavudega seotud tegevused on Sademevee torustike tegevusalas. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ivar Oll, palun. Aitäh, mul on siis teine küsimus on selle kena ruumi kohta, kus me siis istume ja peame volikogu istungid, et raamatukogu üürileping sõlmiti 2018. aasta detsembris, alla kirjutasid toonane vallavanem Siim Kallas ja üks vendadest Košelevidest. See leping sõlmiti 10 aastaks. Selle lepingu renditasu on pidevalt tõstetud. Selle raamatukogu kommunaalarvetega on olnud probleeme, inimesed on pidanud siin sügisesel ajal istuma, joped seljas, külmetama. See ruum on võib-olla kõrge ja ilus, aga ta on ehitatud ehituspoeks. Et ühe strateegilise valiku nüüd ikkagi selle eelarvestrateegia ja arengustrateegia jooksul tuleb ära teha. Nii valus, kui see ka ei ole Siim Kallasele, Reformierakonnale ja tema kaasvõitletele. Et kas seda rendilepingut pikendatakse ja on plaan ikkagi see rendileping lõpetada ja juhul kui on teine plaan, et siis kuidas me teeme raamatukogu edasi. Härra vallavanem vastab, jah. Härra Roll vist Viimsküla inimene, kelle raamatukogu ei meeldi, aga mis... Kus te seda võtate, härra Lemetti? Palun jätke oma demagoogia, vastake. Seda on veel keegi teine ka, aga... Palun jätke oma demagoogia ukse taha ja vastake küsimusele, mis oli strateegiline valik. Kui te nüüd aru saate, kas jah või ei, kas te kavatsete seda rendilepingut 10 aastast pikendada, see võimalus on, või ei kavatse, lihtne vastus. Inimes andis sõna mulle, mitte teile. Ja, aga teie hakkate kohe siin demagoogitsema, ma pean see... Kui palun, noh, me saime aru juba. Kui härra vallavanem jätkab niimoodi, siis ma ei lase sellel asjal siin saalis jätkuda. Olete lõpetanud. Seda, mis raamatukogu asukohast edasi saab, seda kindlasti otsustame siis, kui õige aeg kätte. Aitäh. Veel küsimusi? Jah. Veel ajab, palun. Aitäh. Ma küsin selle kohta, et kui vastus on see, et mainitud tegevused on juba eelarvestrateegiasse kavandatud, kas siis ei oleks mõistlik panna ka kirja täpselt millisele reale, sest et on näite see Sademevee asi, eks ju. Meil on 2 rida siin keskkonnakaitse all Sademevee all, esimene on vee juhtimine K1.14, betoon, torustiku rekonstrueerimine tehase teest mereni, no see ilmselt ei ole see, eks. Ja teine on lihtsalt Sademevee süsteemide rekonstrueerimine, kus on üks ümmargune number 600 000. Ei ole ka see. Ja kust me teame, kust kohast on, selgitage lahti, kust on võimalik seda aru saada üldse. Siin ka viidet ei ole, lihtsalt on üks lause, et on mainitud juba kuskil juba olla kavandatud. Jah, kui see oli küsimus, siis vastan. Et kust te teate mingi konkreetse objekti tegevuse kohta, et võimalik on küsida ja me vastamegi ja varasemalt oleme samamoodi selgitunud, analüüsime, leiame lahenduse, eelarvestame, paneme eelarvesse ja asume täitma. Olemegi pannud eelarvesse, kui teil on küsimus, mis aastal või mille koosseisus või mis täpselt, te saategi küsida, sest ma
ei tea, mis hetkel te mida ootate, mis infot? Siis ma palun Liinal võtta see dokument ette, see Viimsi valla arengukava eelarvestrateegia muutmine 2024. See oli eelarvestrateegia või tegevuskava? No siin on eelarvestrateegia ilmselt, kui olid numbrid. Eelarvestrateegia, jah. Kus on see tabel, eks ole, need muudatused ja aastaarvud, lehekülg 7. Teistsugune dokument ees. Hästi, ma siis küsin niipidi, näidake palun seda kohta ja siis seda aastaarvu, kus kohas on see ettepanek ajastatud. Mis aasta alla need vahendid on, kus kohas siis meie ettepanek korda tehakse? Minul on lahti fail Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine 2024. Sama. Jah, siin on eks ju eelnõu kehtiv ja muutus. Ja 05 keskkonnakaitse, seal all on ainukesed sademega asjad, mis siit tekstist välja tulevad. Esimene ta ei saa olla, kuna see on mingi väga konkreetne K114 betoontorustiku rekonstrueerimine, ilmselt ei ole see. Järelikult on see teine rida siis, et küsimus ongi, et millisel aastal siis, siin on variandid 25 kuni 29, siis korda tehakse. Vahendid on 2025 aastal. Selle 600 000, nüüd siis 615 000 sees. Sain vastus. Nii, vastus saadud. Härra Meelis saab. Aitäh. Et nagu diskussiooni siin kuulates, et siis teeks siis nagu tulevikuks nagu väikse sihukese ettepaneku, et võib-olla sinna nende samadesse siis vastustesse, et kui ei arvestatud, et need on juba kuskil sisse arvestatud, siis võiks seal olla ju nagu all ka seesama viide, et kus seda siis näha ja mis rea peal see kajastatud on, et see pole nagu nii väga raske sinna see üks lause panna juurde, et vaata, et see on selle sama 600 000 seas, mis on sadevee, noh konkreetselt nagu selle näite puhul, et selle sadevee rahade sees, et siis oleks nagu kõik rahul, et siit tuleks vähem küsimusi ja teil vähem vastata. Mitte see, et teile ei meeldi seda vastata, aga lihtsalt kõikidel oleks toredam. Aitäh! Aitäh, väga hea ettepanek. On veel kellegi? Ivo Rull, palun. Aitäh, mul on lihtsalt üks repliik. Et see volikogu koosseis ei ole siitpoolt lauda tulnud ettepanekuid, kas need on tulnud EKRE-st või nüüdsest Isamaast, kes küll ei ole ettepanekut teinud, valdavalt on kogukondade Viimsi teinud ettepanekuid nii eelarvesse, eelarvestrateegiatesse kui ka arengukavadesse. Teie sealpool lauda olete sellest toetanud 0. Eelmine volikogu koosseis, kusjuures oli isegi ükskord nii lahke, et Ants Erm tegi ettepaneku ja see oli väga hea ettepanek, näitas, et Viimsi valla esimese klassi minejate toetus oli tol korral ainult 64 eurot ja tegi ettepaneku see tõsta 120 eurole, siis isegi Reformierakond ja kõik teised toredad koalitsiooni liikmed said aru, et see on hea ettepanek ja mõistlik ettepanek ja toetasid Ants Ermi ettepanek. On seal nüüd see summa tänaseni sellisena jäänud. Et nüüd esitasid 2 ettepanekut Priit Robas Isamaast ja 5 ettepanekut kogukondade Viimsi ja tulemus on jälle 0, kusjuures ettepanekud on kõik sisulised, konstruktiivsed, suunatud valla elanike heaolu ja parema avaliku ruumi loomisele. Nii et
kurb tõdeda, aga see teerullipoliitika jätkub ja minu repliigi lõpuks on mul lihtsalt ka niisugune ettepanek, et järgmine kord võtaksid härrad Mikk või Lemetti kumb siis liisku, et kes neist tuleb siia pulti tegelikult küsimustele vastama. Et ärge palun lükake endale tublisid ametnikke siia ette, vaid teie ju teete need poliitilisi valikuid, kõik need ettepanekud nii-öelda teerulliga üle sõita, tulge ja teie siis andke ka vastuseid. Aitäh. 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 Nii palju repliigi korras, et enamus ju tegelikult ja muudatusettepanekud olid ka rahaliselt kaetud juba eelnevalt. Aga noh, see selleks. Aga seadus näeb ette, et me peame need muudatusettepanekud läbi hääletama, nii et Liina paneb neid järjekorras ka ekraanile, kui keegi veel hääleta, siis panen hääletusele muudatusettepaneku number 1. Palun hääletada, kes on selle poolt. Kes on vastu? 13 vastu. Erapooletud? Ei leidnud. Panen hääletusele muudatusettepanek number 2. Palun hääletada, kes on selle poolt. Kes on vastu? 14 vastu. Erapooletud? Ega muudatusettepanek toetust ei leidnud. Muudatusettepanek number 3. Palun hääletada, kes on selle poolt. Kes on vastu? Erapooletud? Muudatusettepanek toetust ei leidnud. Muudatusettepanek number 4. Palun hääletada, kes on selle poolt. Kes on vastu? Erapooletud? Ega muudatusettepanek number 4 toetust ei leidnud. Ja muudatusettepanek number 5. Palun hääletada, kes on selle poolt. Vastu? Erapooletud? See muudatusettepanek ka toetust ei leidnud. Nii, lähme päevakorrapunkt 2. Mida? Määruse ka kogu. Ja vabandust, väike täpsustus. Volikogu sekretär tuleb kogu määruse eelnõu ka hääletusele panna. Nii et palun hääletada, kes on selle eelnõu. Vabandust, täpsustav küsimus, et Priit Robasel oli ka 2 ettepanekut. Äkki Jan Trei saab nüüd Robase poolt hääletada, ta on koalitsiooni poolt hääletanud. Hääletatakse läbi ainult volikogu liikmete või vallavalitsuse poolt tehtud. Siis Jan, võta ikka siis oma kaasvõitleja Robase ettepanekuid ja esita need järgmine kord oma nime all. Teeme seda kindlasti. Aitäh. Panen siis eelnõu number 1. Palun. Volikogu Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia hääletusele. Palun hääletada, kes on selle. 15 poolt. Kes on vastu? Erapooletud? Seega valla arengukava ja eelarvestrateegia on vastu. Nii, läheme siis päevakorrapunkt 2, eelnõu 2 juurde. Volikogu määrus, Viimsi vallavolikogu 3/2023, määruse number 19. Viimsi valla koolieelsete lasteasutuste lapsehoidjate vanema poolt kaetava lasteaiatasu määrad ja tasude korra muutmine. Täna palun abivalla vanem Katrin Marti. Käesoleva määruse muudatustega suurendatakse vanemate poolt kaetava lasteaiatasu määra. Kui praegu hetkel on lasteaiatasu määr 145 eurot ja soodusmäär on 73 eurot, siis määrusega muudetakse 145-164 eurole ja see hakkab kehtima siis nendele vanematele, kes siis ei ole Viimsi valda sisse kirjutatud või on kirjutatud siis üks vanem või üks laps. Soodushind mõlema vanema sissekirjutuse korral on 82 eurot, ehk siis tõus 73 eurolt 82 peale.
Käesolevad siis määrad lähtuvad siis alampalgast, ehk siis ei saa olla kõrgemad, kui on 20%, seda näeb siis ette koolieelse lasteasutuse seadus, see on siis maksimum, kui palju üldse tõsta tohib. Hetkel siis, kui me räägime munitsipaallasteaedades, siis seal käib 814 last ja nendest siis 50 last asuvad siis täismäära, 612 last siis soodusmäära ja 143 last saavad siis soodustust mitme lapse pealt. Suurenemine valla eelarvesse on 78 000. Vähekindlustatud peredel on siis võimalik saada toetust läbi sotsiaalosakonna, läbi sotsiaaltoetuste, toiduraha ei suurene ja palun siis see suurenemine vastu võtta. Tutvustatud on ka siis suurenemist lasteaedade hoolekogus, hariduskomisjonis ja eelarvekomisjonis. Hariduskomisjoni seisukoht on see? Hariduskomisjon toetas seda. Eelarvekomisjon ka toetas. Väga hea. Härra Ants Eenetmann on küsimus. Aitäh. Selline küsimus oleks juhtunud Viimsi vallas, kui seda oleks esitatud. Siis need tasud ei oleks tõusnud. Siis need tasud ei oleks tõusnud, kui nii-öelda seda eelnõud ei oleks esitatud. Antud määrusega need tasud tõusevad ja sellega me valla enda eelarve. 78 000 on järgmine. Aitäh. Ivar Ull, palun. Aitäh. Lugupeetud abivallavanem, kas vallavalitsus arutas ka võimalikke alternatiive, näiteks kokku hoida mõnelt muult tegevuselt, kas või siin nende samade lastehoidude ja lasteaedade, mis on valla omanduses või valla poolt siis rendile võetud parendustööde arvelt, mis meil oli siin eelmistes volikogudes diskussioon, või ka miks mitte vallavalitsuse enda tegevuskulude arvelt, mis veel täna tuleb siia saali, kui vallavanem hakkab meile seletama, kuidas palgafond kujuneb ja kuidas preemiat teile määratakse, et see summa võetakse nüüd ikkagi jälle kõige nõrgematelt lastelt ja lastevanematelt, et kas vallavalitsus arutas ka mingeid muid alternatiive, see summa leida kuskilt mujalt? Ei eelarve mõistes siis lasteaia poolt või lasteaiatasude või hariduse poole pealt väljapoolt ei arutatud. Ehk siis tegelikult on ka see tasutõus on seotud ka lasteaednike planeeritava siis ka töötasu tõusuga ja tegelikult ka sellega, et Viimsi lasteaedades on väga hea teenus, meil on väga korras ja hoitud lasteaiad, tugiteenused ja kõik olemas, et ei hakka. Aitäh. Tanel Ojak, palun. Ma küsin sissejuhatavalt küsimusele seda, et seda siit tekstist välja me ei lugenud, et see eesmärk on personali palgatõus. Lihtsalt näeme, et siin on hinnanguliselt laekuks 25 aastaks 717 eurot. Mu küsimus on see, et kas me siis kusagil 25. aastal saame näha suurt uudist, et toimus palgatõus lasteaiaõpetajate. See on ka üleüldised tõusud, et siin ei ole konkreetselt tõepoolest juttu ainult palgatõus, aga kui me teame, siis lasteaedade nii ülalpidamine kui kõik see muu vajab vahendeid, kaasa arvatud see, et uuendame õuealasi, hoiame majad korras, et mitte ainult personali palgatõus, aga sealhulgas küll jah, personali palgatõus ka. Veel küsimusi? Ma küsin ikka teise küsimuse ka siis ära. Ehk et siis, kui me 25 aasta eelarve strateegiat vaatame, siis kõik kulu, mis läheb hariduse peale, peaks olema siis 706 000 võrra suurem summa. Jah. Aitäh. See on tulude poole peal. Aitäh. On veel küsimusi? Küsimus ei ole, siis härra Erm. Mingi repliik oleks. Palun repliik. Tähendab, need summadest rääkida, siis ühesõnaga, kui ma vaatan siit, et vallavalitsuse teenistujaid
toetatakse 13. kuupalgaga või toetati ja ilmselt toetatakse edasi, siis on nagu mitme koha peal räägitakse küll sealsamas ka vallavalitsuse pingelisest eelarvest, aga minu meelest on praeguses olukorras ei ole ilus aga täita neid eelarveaukusid aga tõepoolest kõige nii-öelda võib-olla kõige haavatavamate inimeste, arvestades veel seda, et aga neid sotsiaaltoetusi, riiklikke sotsiaaltoetusi vähendatakse või vähendatakse alates 25. aastast. Minu meelest oleks selle eelnõu võinud jätta esitamata. Ma tänan. Aitäh. On veel kellelgi küsimusi, repliik? Kui ei ole, siis tänud. Ega pane vastava määruse eelnõu siis hääletusele. Palun hääletada, kes on selle poolt. Vastu. Pooletud. Vastav eelnõu on vastu võetud. Päevakorrapunkt on eelnõuga on volikogu otsus Lepnimäe külas piirkonnamaja üksuste detailplaneeringu algatamata jätmine. Sõna palun vallavanem. Aitäh, head volikogu liikmed. Lepnimäe külas asuva piirkonnamaja katastriüksuse kohta on huvitatud isik esitanud ettepaneku üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamiseks eesmärgiga määrata ehitusõigus ühe elukondliku hoone ja 2 abihoone ehitamiseks. Riigikaitsemaa juhtotstarve soovitakse muuta elamumaa juhtotstarbeks. Viimsi vallavalitsus pöördus seisukoha saamiseks Keskkonnaameti poole ja Keskkonnaamet tõi oma vastuskirjas välja, et katastriüksus jääb kogu ulatuses korduvalt üleujutatavale alale ehk ehituskeelu ja veekaitsevööndisse ja leiti, et suure tõenäosusega nad ehituskeelu vööndi vähendamisega ei nõustu. Planeerimisseadus ütleb, et detailplaneeringut ei algatata eelkõige juhul, kui esiteks algatamine on ilmselgelt vastuolus üldplaneeringuga, teiseks, kui on ilmne, et algatatava planeeringu elluviimine tulevikus ei ole võimalik ning kolmandaks, kui algatamata jätmisel on ülekaalukas avalik huvi. Need alused on kõik antud juhul olemas ja lahti kirjutatud, nii et ettepanek on jätta detailplaneering algatamata. Aitäh! Aitäh! Kas on küsimusi ettekandjale? Kui küsimusi ei ole, siis aitäh ettekandjale ja pane vastu määruse eelnõu hääletusele. Palun hääletada, kes on poolt, eelnõu vastu võetud. Päevakorrapunkt 4, eelnõu 4. Pärnamäe küla kinnistut, tema ei hakka neid ette lugema, detailplaneeringu lõpetamine saate sealt lugeda ka ekraanilt. Sõna paluks abivanem Armik. Aitäh, kõnealune planeering algatati siis 2015 eesmärgiga osa juba kehtestatud planeeringualast üle planeerida ja tihendada. 2018 võeti see lahendus ka volikogu poolt vastu ja peale seda on siis menetlus soikunud. Kuna alal on siis üksikelamud välja arendatud, ehitatud ja kasutusloa saanud, siis algne planeering on ellu viidud ja puudub vajadus seal ka olemasolevaid elamuühikuid tihendada, siis ettepanek on see menetlus lõpetada. Aitäh, küsimusi palun. Tundub, et küsimusi ei ole, siis pane vastava määruse eelnõu hääletusele. Palun hääletada, kes on poolt. Kõik on poolt, seega eelnõu vastu võetud. Päevakorrapunkt 5, eelnõu 5. Detailplaneeringu algatamata jätmine Muuga külas Päraspõllu katastriüksusel. Palun, härra Mikk. Aitäh!
taotlusega sooviti siis Paraspõllu katastriüksusele kas 2 üksikelamut, kus kõrghaljastuse osas on siis servituut, 2 üksikelamut ja metsamaa krunt või siis 4 boksiga ridaelamumaa metsamaa krundiga. Analüüsides kõiki 3 pakutud varianti ja võttes aluseks selle, et alal paikneb siis rohevõrgustiku koridor ja selle puhverala, mis on järgmisel joonisel näidatud, siis ei ole võimalik sinna planeeringut algatada. Kõik põhjused on ka eelnõus kenasti lahti seletatud ja ettepanek jätta siis ka Paraspõllu katastriüksusel planeering algatada. Küsimusi palun. Küsimusi ei ole, siis aitäh ettekandjale ja pane vastava määruse eelnõu hääletusele. Palun hääletada, kes on poolt. Seega eelnõu vastu. Nii, informatiivsete päevakorrapunktide juurde vastamine volikogu liikmete arupärimisele, mis on adresseeritud Abivaale Mallarmikule rajamise võimaliku arenduspiirkonna lubamise kohta. Sõna Abivaale Mallarmik. Aitäh. Loen siis vastuse ette. Olete esitanud arupärimise Tammede pargiga piirneva alaga seoses. Enne vastamist küsimustele pean vajalikuks selgitada, et küsimuses viitatud Tammede pargi serva elamute rajamine on vale järeldus. Tammede pargi serva elamuid rajada pole keegi kavandanud. Küsitlus puudutas Tammede pargi laiendamist metsasemate aladega ja elamute rajamist ÜP kohase elamumaa ja haljasmaa piirile, mitte pargi serva. Ja vastan küsimustele esitamise järjekorras. Küsimus 1, vastus ei, kuna pole ka ametlikku menetlust. Küsimus 2, vastus. Eelmise vastus oli ei, toimunud on infovahetus. Küsimus 3, vastus. Ei ole teada, sõltub maaomanikust. Küsimus 4, vastus. Ei algatatagi, seda kokkulepet on koalitsioon täitnud alates selle moodustamisest. Ja küsimus 5, vastus. Lähtume mainitud koalitsioonilepingust ja tsiteeritud sättest. Aitäh! Aitäh. Meelis Salunen. Aitäh. Mul ettepanek, et kuna mul neid siin ees ei ole, neid küsimusi, et siis võiks need küsimused ka ette lugeda, et siis nagu oleks jälgitavam see, et täna sa ütled, et küsimus 1, 2 ja 3, et tegelikult ma ju ei tea. Kogu aeg seda peas ka ei ole kõik. Et võiks siis nagu, et kui sa küsimusele vastad, et kas oleks võimalik siis küsimus ka ette lugeda. Et siis ma tean, millest jutt käib, et ma ei ole suuteline tervet seda volikogu päevakorda nagu pähe õppima, et mul oleks nagu sorav siin. Tekst võiks sees olla, siuke ettepanek lihtsalt. Ma arvan, me teeme nii, et me kuvame selle kuva sinna ekraanile, siis saate kõik jälgida kohe, et see peab... Või niimoodi, jah, et siis võib ka niimoodi. Need küsimused on siin üleval ja siis saate ka kõik jälgida. See on nagu mõistlikum, sest ega... No just. Ivo Rull, palun. Aitäh kolleeg Salunjärvel täitsa õige tähelepanek, et tegelikult jah, korrektne oleks arupärimisele ikkagi vastata niimoodi, et arupärimise küsimus vähemasti loetakse ette, kui mitte see sissejuhatav motiveeriv osa ja vastatakse siis küsimusele, et küsimus-vastus, siit saavad ju kõik aru ja ühel hetkel tuleb ka see istungi ülekanne avalikuks. Viimsi vallavolikogu istungid on avalikud ja me oleme siia vallavolinikena ikkagi pandud oma valijaid esindama ja meie valijad jälgivad seda istungi ülekannet ja tahavad ka aru saada, nii nagu kolleeg Salunemgi tahab aru saada. Et lihtsalt ka siis võib-olla komplimendiks Salar Mikule, et ta täna luges ette oma vähe informatiivsed vastused normaalse kõnetempoga, aga minu küsimus on selline, et aastal 2017 Reformierakond ja Siim Kallas lubasid ja nüüd see tuleb, Tammede park, ja andsid väga konkreetse ajalise tähtaja. Eesti Vabariigi 100. aastapäev, kõik teavad, see möödus aastal 2018, 24 veebruar. Ma saan aru, Allar Mikk, et te tahate alati öelda, et Tammede pargist on ju osa valmis, et siin on koerti jalutamisplats tehtud, aga ma arvan, et mitte seda ei pidanud lugupeetud Siim Kallas silmas Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks, et tekib avaliku platsi üks koerte jalutusala.
et teile kui reformierakondlasele ja abivallavanemale ikkagi see küsimus, et kuidas siis niimoodi on läinud, et ka siin nende eelmiste eelarvete strateegiatega me oleme varasemalt Ants Järm ja hilisemalt siis Ants Järm, Tanel Ojang ja mina esitanud kogu aeg ja jätkuvalt ettepanekud, et hakkame selle Tammede pargiga peale, et hakkame peale, teeme, eraldame mingi raha, hakkame minema. Ja nüüd me oleme siin täna oktoobris 2024, kus te ütlete, et ei ja teil on mingi plaan, millal ja kuidas see realiseerub. Et kuidas ikkagi niimoodi saab Reformierakond ja Viimsi vallavalitsus Reformierakonna juhtimisel nagu ühe lubadusega käituda? Aitäh, ei, ma kindlasti ütle ei, teie ütlesite ei, mina ütlen jaa Tammede pargile. Ma lihtsalt küsisin, et kuidas 2017 nüüd 2024 vaates teile tundub, et kas see teie nagu jah on nüüd olnud ikka väga nagu selline, kuidas siis öelda, sisuline, et ei ole ju tegelikult. 2017 lubatud asja täna meil ei ole. Jah, kahes osas on teda rajatud, koerte jalutusväljak osaliselt ja siis on püramiid Tammede ala koos maastikulahendusega. Need osad on valminud, viimane neist 2021 aastal. Aga mõnikord ongi hea, kui mingi idee settib ja vaadatakse, analüüsitakse ja täiendatakse. Tänaseks on meil valmis Tammede pargi algsest lahendusest hoopis erinev lahendus, selle looduslähedased põhimõtted ja tammepuistud ja kõik need lahendused on alles, aga neid on täiendatud liikuvust soosiva, nutika, õpetava pargi sisulahendusega, kus noortele on mõeldud näiteks digimängualad, ronimine, turnimine, sportmängud, loodusõppeharidus, füüsika, keemia, maavarad, homoloogilised õppeajad ja muud. See on selline kontseptsioon, mida võib-olla alguses ei mõeldud ja see annab palju rohkem juurde. See annab lisandväärtust riigigümnaasiumile, teaduskoolile, huvikoolidele, erinevaid väliõppevõimalusi, soodustab erinevate rühmade ühistegevust, vanemaealised elanikud, lapsed ja nii edasi. Et see on läbinud päris põhjaliku kontseptsiooni, just nende tegevuste osas kontseptsiooni uuenduse ja temast valmib õppepark. Ja võib-olla seda ei oleks 2018 tehtud, oleks tehtud selline klassikaline park, mis see algne projekt ja arhitektuurivõistlus ette nägi, kus on väikevormid ja pingid. Aga nüüd ta valmib sellisena ja minu arust on see Viimsile üks väga suur võit. Aitäh, mul on ka küsimus, et aita mul meelde tulla, et me tegime selle kohta ka rahvaküsitluse seoses selle elamute sinna lubamise ja siis nende käest siis lisamaa saamiseks Tammide pargi alla, et kas neid tulemusi lihtsalt on sul meeles, mismoodi need tulemused lõpuks olid? Jaa, seal oli nii, et enamus toetas seda ideed ja toona selle küsitluse mõte oligi mitte planeeringu algatamine, vaid sellise inimese poolt vallale tehtud ettepaneku tagasiside saamine kogukonnast ja kui see tagasiside on positiivne, siis see tagasiside pannakse näiteks üldplaneeringu eskiisi, mida me oleme ka teinud. Ivar Ullmann. Aitäh, ma väga tänan abivallavanemad selle eelmise põhjaliku selgituse ees, seda oli väga meeldiv kuulda. Ma tegelikult saan aru, et Alar Mikul läksid viimases keskkonnakomisjonis mingid paberid sassi, et kui ta rääkis meile niinimetatud Kiirovi Citist kui mõnusast, armsast ja intiimsest paigas, siis tal tegelikult olid ees need samad Tammede pargi rajamise plaanid. Et see võib-olla tõesti kunagi sellisena välja tuleb, aga see selleks. Et küsimus on nüüd selle ajakava kohta, et kuidas nüüd edasi minnakse, et millal siis õppefunktsioon lisaks koerte jalutusväljakule ja Tammede püramiidile sinna lisandub ja millal võib siis loodetavasti mitte reformierakondlasest vallavanem tulla seda parki avama. Aitäh. Järgmisena tuleb riigihange ehitustööde läbiviimiseks, võib-olla ka tööprojektide koostamiseks, vaatame, mis seal on, täpsustame. Parki nüüd mingeid tamme püramiid ei panda, vaid püramiid tammedest ma räägin, see on puusort, mitte
mingi ronimiselement, ronimispüramiid tuleb selline köites, sihuke 11 meetri kõrgune võimas, et lastel oleks seal tore olla. Et ma ei tea, millal avamine on, ei oska öelda. Aitäh. Kas ma sain õigesti aru, te vastasite, et küsitluste tulemusel inimesed pooldasid seda, et siis Tammede pargile ala juurde saamise eesmärgil võiks elamuühikuid sinna ala lähedusse tekitada ja nii viidi see üldplaneeringu eskiisile sisse? Jah, elanikud toetasid seda ettepanekut ja need elamud tegelikult selle ettepaneku alusel olid osaliselt üldplaneeringu kohasel elamumaa juhtotstarbega alal ja osaliselt haljasmaa alal. Et ta ei olnud 100% üldplaneeringut muutev ettepanek. Ma küsin siis seda, et meil oli, eks ju, üldplaneeringu tegemiseks kõva arutelu ja lähteseisukohtade tekitamine, oli kaasamisküsitlus, üle 800 inimese vastas ja väga selgelt kogukond vastas, et meil peaks tulema justkui null sisserände üldplaneering, eks. Kuidas need asjad tasakaalus on, et kui me korraldame ka siin mingeid küsitlusi mingil alal, et tahame sinna ühte, teist ja kolmandat ja tulebki vastus, et jah, väga mõtleme, kohtlete võrdselt ja panete kõik need mõtted ka sinna üldplaneeringuskiisi sisse. Aga see tegevus ju vastab sellele. Ma ei saa aru küsimuses. Elamute rajamine printsiibis ju ei vasta üldplaneeringu lähteseisukohta. Jaa, üldplaneeringu lähteseisukohad näevad ette visiooni siis, mis on elanike ootus. Jah, see on võimalikult minimaalne sisseränne. Ja me peame vaatama erinevaid planeeringu lahendusi. Sinna alale tulebki väga minimaalne lahendus ju. Sellest osa on juba üldplaneeringu kohasel elamumaal. Nüüd me vaatame seda osa, mis ei ole ja mis, kui me näiteks sinna lubame elamuid uue üldplaneeringuga või mis iganes muul moel, siis me selle eest saame 5 hektarit Tammede pargi laiendust. Võib-olla siis need elamud, mis üldi muutva alal on, ma ei tea, pakun, on 4, 5, nii. 5 elamuühiku eest selline asi, et kas see ei ole siis avalik huvi selliseid lahendusi saada või kas või sellist planeerimispraktikat saada, et kui mujalgi on näiteks, tulevad mingisugused muud taotlused, et meil on teatud praktikaid ja suundumisi ette näidata, kus praegu võib-olla me mingisuguse maaomanikuga kaalutleme seal, ma ei tea, et näed pool ja pool või 70 ja 30, aga siin me saame võib-olla mingi 20% elamuteks ja 80% avalikuks ruumiks. Et see on lihtsalt võib-olla ka mingil määral see on investeering sellisesse planeerimispraktikasse, mida tuleks aluseks võtta. Et seda tuleks natuke suuremalt lihtsalt vaadata. Aitäh. Kas te neid uuringu tulemusi jagaksite ka, neid vist ei ole meil jagatud? Minu teada olid need valla kodulehel, avalikkusele tutvustati, sotsiaalmeedias igal pool, ma isegi ei mäleta, millal see oli seal päris ammu. Avalikud olid nad kindlasti, aga ma ei mäleta, millal. Nad olid ammu. Põhised või lihtsalt umbes? See oli lihtsalt igaüks ei vastata. See oli mugavusküsitlus. Härra Rull, teie küsitlused on alati väga täpsed, mitte muuta. No, ma tsiteerin siin... Eriti mida te seal Viimsi uudistest teete kohta. Volikogu liiget Pille Petersot, kes on ise öelnud, et tegemist on mugavusküsitlusega, kui mingile valla veebis olevale ankeedile saab vastata, kes iganes üle maailma lugematu arvu kordi. Ükskord siin Alar Mikka näitas, et ühe varasema taolise mugavusküsitlusega toimus jõuline manipuleerimine. Ja et need ei ole nagu tõsiselt võetavad argumendid, et kui keegi tahab rääkida mingitest muudest küsitlustest kuskil mujal, siis see ei ole volikogu arutelu teema, lugupeetud volikogu esimees, kirjutage Delfile või arutage, kuidas nad oma küsitlusi teevad. Täpsustan, tulemused avalikustati 5. aprill ja täpsustan seda ka, et see keskkonnas ei olnud lugematu arv vastuste arvu, see oli piiratud. Ja repliigi korras ma võin ka öelda, ikkagi 5 hektarit maad saada lihtsalt 5 erama ja ühiku vastu, ma arvan, see on nagu väga mõistlik diil, selles ei muutu Viimsi sisserände koha pealt küll mitte midagi, aga igaüks võib oma arvamuse juurde. Ja Tanel Aeg, teil ei ole küsimusi enam. Sõnavõtt siis, et selles mõttes ma pigem kirjeldasin printsiipi,
diili mõistes võib ta muidugi hea diil olla, et 4 maja ja saame 5 hektarit pargi jaoks, ongi võib-olla hea diil. Aga printsiip, et me teeme mingisuguse küsitluse ja siis ta kohe läheb üldplaneeringu eskiisi, see on minu meelest siuke ohtlik asi. Et niimoodi võiks korraldada igasugust huvitavaid küsitlusi siin ja... Planeeringu kohta tulevad arutelud, kui ta on avalik, palun andke oma seisukoht. Sinna täna on Viimsi valla kodulehel võimalik oma hinnanguid neile anda, nii et olge nii kenad. Ivar Ull, palun. Ja ma teen ka repliigi, et on väga kahetsusväärne, kui lugupeetud volikogu esimees räägib volikogu saalis avalikult, et tehakse Tammede pargi arvelt mingeid diile. Tegemist on avaliku ruumi planeeringuga, mida on viimsilastele kaua lubatud. Nüüd ta teisendub hoopis millegiks muuks. No võib-olla tõesti, nii nagu Alar Mikk kirjeldas, ma oleksin sellega nõus, aga kui selle arvelt tehakse ka nii-öelda diile kellegile ja mis kõik sellega kaasnevad, siis tekib küll väga suur küsimus, et mida me siin arutame. Et kas me arutame mingit kinnisvara arendusprojekti või Viimsi valla avaliku ruumi kujundamist. Et sooviks, et tänane võimuliit nüüd, eriti need, kes lubasid siin midagi muuta ja rohkem rohelust ja nii edasi, et võtaksid ikkagi nüüd oma lubadused lahti ja vaataks, et mida nad viimsilastele rääkisid ja mida viimsilased ootavad, eks ole. Et kindlasti ei olnud see ootus see, et keegi saab seda ala seal arendada ja võib-olla annab tükikese siis, mis nagunii kui jääks ju Tammede pargi serva, kui ta seda arendada ei saa. Ega ta sinna seda ala ei saa ju sulgeda. Kellegi poolt arendaja poolt 5 hektarit nii-öelda ei anta ära, vaid tegemist on täna maatulundusmaaga. Kui Tammede park sinna maatulundusmaa kõrvale rajatakse, siis selle maatulundusmaa omanikul ei teki mitte mingit õigus, kuigi see on varasemad reformierakondlased on alati öelnud, et kui tahan, panen oma kinnistule plangu ümber. Et tegelikult sellist õigust ikkagi ei ole, nii et see niinimetatud Atso Matsalu poolt heaks kiidetud diil, härra Matsalu, väga halb stiil teie poolt, Eesti 200 on küll täiesti vastuvõetamatu. Nimetage seda, kuidas tahad diiliks. Nimetamegi, teie nimetasite seda diiliks. Tubli härra Rull ja Alar Mikk. Lihtsalt tahtsin ühe õiendi ja ühe repliigi teha ka siis, kui juba kõik teevad. Et 5 hektarit oli kogu ala, ma eksisin 4,33 hektarit, siis oli see, mis oli ettepaneku kohaselt pakkunud minu vallale. Ja ma võib-olla õiendaks seda ka, et siin kõlas kogu aeg, et Tammede pargi arvelt ei toimu midagi. Vastupidi, Tammede park laieneks 4,33 hektari võrra. See tähendab, et pargi koosseisu lisaks avamaastikule tekib puistuala. See tähendab seda, et tekib avalik ruum, praegu on eramaa. Ehk kogukond sellega võidaks. Et lõpuks ongi kaalumise koht, aga näitab niimoodi näha, et siin kogu aeg kõlab, et midagi tuleb millegi arvelt. Ei tule, tuleb just muu arvelt Tammede pargile. Võib-olla härra Roll võiks ka teada, et maatulundusmaal võib lageraiet teha, kui te tahate sinna lageraiet saada, siis on teil muidugi tore viimsilastele seda näidata, nii et okei, aitäh, järgmine, ja palun. Küsin seda, et kas käis see lause läbi, et ei tohi aeda ümber teha, kas mingi seadus keelab sinna aia ümber tegemist? Ei keela. Minu meelest ka, et see on ju... Kui siin toodi analoogiat seda Tammelaani planeeringuga, ma eeldan, et see oli Ivo noogutab, siis seal oli ranna ehituskeeluvöönd. See on hoopis teine teema. Siin seda ei ole. Need on 2 mitte samalaadset asukohta. Aitäh, härra Mikk. Lähme järgmise päevakorrapunkt 7. Vastamine volikogu liikmete Ivo Rulli, Tanel Ojangu, Ants Sermi arupärimisele, mis on adresseeritud vallavanemale Lemetile seoses Viimsi vallavalitsuse tegevuskulude kärpimise võimalusega. Vallavanem Lemeti. Aitäh, austatud volikogu liikmed, vastan arupärimisele seoses Viimsi vallavalitsuse tegevuskulude kärpimise võimalustega. Ja vastus küsimustele. Kirjutate oma arupärimises, et riigi tasandil on Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik erakond ja Eesti 200 lähtuvalt raskest majanduslikust olukorrast kokku leppinud, et järgmiseks eelarve aastaks tuleb teha jõulisi ülevälja kärpeid ning valitsemiskuludelt tuleb jooksvalt kokku hoida juba tänavu.
tunnustan arupärijaid selle eest, et isegi kohaliku omavalitsuse volikogus ja opositsiooni kuuludes juhindute te Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Eesti 200 poolt moodustatud valitsuskoalitsiooni suunistest ja poliitikast. Samas võiksite te kohaliku omavalitsuse volikogu liikmetena teada, et põhiseaduses sätestatu kohaselt, tsiteerin, kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt. Väidate, et kuna vald omavahendeid investeeringutesse oluliselt ei suuna, siis sisuliselt kasutatakse võetavaid laene ka muude kulude katmiseks. Kui te proovite väita, et vald ei kasuta laenu sihipäraselt, siis te valetate. Kahjuks ei tee te ka vahet, mis on preemia ja mis on tulemustasu. Kulude kokkuhoiuga tegeletakse vallas igapäevaselt, mitte ei oodata valitsuse või kellegi teise korraldusi. Muuhulgas tegime aasta alguses volikogule ettepaneku piirata vallavalitsuse liikmete palgatõusu. Samas tegeletakse väga edukalt ka lisarahastuse taotlemisega erinevatest fondidest. Lisarahastuse toel on hetkel töös näiteks jalgpallihall, Haabneeme kooli juurdeehitus, Tammede park, Randvere tee renoveerimistööd ja mitmed teised projektid. Kindlasti lugesite augustikuus ilmunud Viimsi Teataja juhtkirja, milles kirjutasin valla finantsseisust. Nimelt kasutab riik omavalitsuste võrdlemiseks omavalitsuse finantsolukorra indeksit. Viimsi valla puhul oli see näitaja möödunud aastal 4,0, mis näitab, et meie finantsseis on hea. Valla 2025. aasta eelarve on koostamisel ja jõuab volikokku hiljemalt detsembris. Siis on teil võimalik tutvuda kõigi järgnevaks aastaks kavandatud tegevustega ja vastavate kuludega. Teie küsimustele esindustasude maksmise kohta olen juba korduvalt vastanud. Valitsuse liikme töö ja muid tasusid puudutavate küsimustele üle otsustamine on seaduse kohaselt volikogu ainupädevuses. Tulemustasu maksmiseks vallavalitsuse töötajatele pole eraldi rahalisi vahendeid ette nähtud. Selleks on kasutatud palgafondi jääki. Tulemustasude maksmine või mitte maksmine otsustatakse aasta viimastel kuudel. Olete kindlasti kursis, et juba enne eelmisi kohalike omavalitsuse valimisi 2021. aastal võttis vallavalitsus vastu Viimsi Teataja väljaandmise põhimõtted valimisperioodil ja meid on selle eest ka tunnustatud. Selles valguses on teie katse siduda omavahel vallakodanike teavituskulud ja valimised pahatahtlik vale. Aitäh! Aitäh, küsimusi palun, Ivar Olli palun. Aitäh, lugupeetud vallavanem, te saite nüüd oma kõvatamise jälle ära teha ja demagoogiat pritsida teile omaselt, et 8. kategooria ehitusinseneri ja kõrgharidusega arupärijad, kõik kolmekesi on pahatahtlikud, rumalad, imbetsillid, aga jätame selle teie kõvatamise, te olete sellises vanuses, kus te enam ei muutu. Aga tuleme sisu juurde ja räägime sellest palgafondi jäägist. Ja küsimus on siis see, et kuidas te seda palgafondi siis sellise kõva mehena seal Viimsi vallavalitsuses planeerite, et iga aasta lõpus jääb enam-vähem täpselt nii palju, et te saate detsembris otsuse langetada, et jah, sel aastal saab, ütleme siis 90% ametnikest 13. kuu palga ehk tulemustasu, nad on ilmselt tabelid ära täitnud ja neil on tulemused. Aga Lemetti, te ju tegelikult tunnistage, planeeritegi seda palgafondi täpselt niimoodi, et see suurus rahaline maht annaks sealt välja pigistada selle 13. Ütleme siis 13. palga, mida nimetatakse tulemustasuks, et ei saaks siin juriidika kallal norida. Või kui te väidate, et te nii ei tee, siis on tegemist äärmiselt ebaprofessionaalse finantsplaneerimisega. Et minu küsimus see, et kas vallavalitsus tegeleb äärmiselt ebaprofessionaalse finantsplaneerimisega või teadlikult planeerib palgafondi jäägiga, mis võimaldab sellist mõnusat tulemustasu, mida rahvasus nimetatakse 13. kuu palgaks jõulupreemiks, kuidas soovite. Aitäh! Kui me vaatame näiteks eelmist aastat ja kui ma õigesti mäletan, siis
valla palgafondi me kasutasime kogunisti nii, et me ei kasutanud seda kõik ära, aga millest aasta lõpuks jääk koguneb? Jääk koguneb inimeste haiguspäevade arvelt, jääk koguneb selle arvelt, kui keegi töölt lahkub ja enne kui uus ametnik tööle võetakse või ametisse võetakse, on ametikoht täitmata, sealt kogunebki palgafondi jääk, mida vajadusel aasta lõpus tulemustasudeks maksta, aga te järjekordselt eksisite, 13. palk ei ole tulemuspalgaga, need on kaks täiesti erinevat asja, proovige need mõisted endale kuidagi selgeks teha. Aitäh, Ivar oli palun. Lähme siis arvude juurde, see haiguspäevadelt tekkinud jääk, mida vallavanem sellisena esitleb, vahet pole, kuidas me seda nimetame, oli möödunud aastal üle 160 000 euro Viimsi vallavalitsuse ametnikele. Lisaks sai Hillar Lemetti vallavanemana tubli töö eest preemiat, see oli volikogu otsus, siis me muidugi peame enesekriitiliselt üksteisele silma vaatama, ja abivallavanemad said samuti preemiat ja lahkuval abivallavalitsusele maksti 2 kuupalga ulatuses hüvitist. Kõik see kokku oli suurusjärgus 30 000. Järelikult härra Lemetti olid Viimsi vallavalitsuse ametnikud ikka väga-väga haiged, kui aasta jooksul kuskiltki tiksus teie nii-öelda metoodilise arusaamise järgi ütleme 190 000 eurot jääki, mida ei oldud planeeritud. Või olen ma jälle imbetsill ja pahatahtlik ja peaksin häbenema ja siit saalist lahkuma. Kuidas selle jäägi tekkega ikkagi on? Aitäh küsimusest, eks te ise teate, mis te olete või mida te ei ole, ma ei oska seda. Aga küsimus teile 190 000 eurose jäägi kohta. Kuidas see ikkagi teie tekib? Ma tõin vähemalt 2 põhjust, nüüd jäite haiguspäevade juurde, aga ma tõin vähemalt 2 põhjust, kuidas see jääk koguneb, nii et ma ei tea, need olid, korrake palun, ma olen natukene niisuguse aeglase mõtlemisega ja kus see 190 000 ikkagi tekib täpselt? Täitmata ametikohad, haiguspäevad, 2 põhjust vähemalt, aitäh. Täitmata ametikohad ja haiguspäevad, 2 põhjust me saime kätte praegu. Härra Rull, teile... Ja ma võtan nüüd repliigi. Palun, jah. Härra vallavanem peab ilmselt kõiki, kes saavad seda tulevikus seda veebiülekannet jälgida natukene nagu finantsiliselt kirjaoskamatuteks. Viimsi vallavalitsuse struktuuri me tegelikult ju siin aeg-ajalt vallavalitsuse enda ettepanekul kinnitame. Täitmata töökohti, kui selles on olnud mingid perioodid, siis on olnud need ühe käe sõrmedel. Haiguspäevad, puudub statistika, inimeste delikaatsed terviseandmed. Mitte ühegi loogika kohaselt ei tule see, mida Lemetti meile siin praegu räägib, kokku. Numbrid ei lähe kokku, kes vähegi suudab natukene Excelis nagu neid asju jooksma panna. Järelikult härra vallavanem tuleb ja ajab meile lihtsalt, ütleme siis, käojaani ajab meile härra Lemetti. Talle omases käojaanilikus stiilis, halvustades, insinueerides, väga piinlik, et meil on selline vallavanem. Aitäh, Ants Erm, palun. Kas võib vastata? Et proovin härra Rulli mõttekäigust aru saada, aga millest aru ei saa, sellest aru ei saa, et ilmselt täiesti erinevad inimesed, et tulemuspalga maksmine töötajatele on levinud praktika. Kui selleks ka palgafondis mingi summa on ette nähtud, härra Rull kuidagi käsitleb seda kui midagi enneolematut, midagi arusaamatut, aga mina ei saa härra Rullist aru, et kas inimeste tunnustamine hea töö eest on kuidagi mitte arusaadav, aga eks inimeste arusaamised olegi erinevad. Ma proovisin aru saada, kuhu härra Rull välja tahab jõuda, et jah, arutame selle üle, et kuidas palgafondi jääk koguneb, osa tuleb haiguspäevade arvelt, osa tuleb tühjade ametikohtade arvelt, mis on täitmata, võib-olla on palgafondis ka mingi osa tulemuspalgaks kavandatud, et milleni härra Rull välja tahab jõuda, kas ta kõike seda proovib negatiivses valguses näidata, võib ju täiesti olla.
aga mina näen, et inimestele tulemuspalga maksmine on igati õigustatud. Tulemuspalka ei ole meil saanud ainult vallavalitsuse töötajad, seda on saanud ka lasteaedade, koolide, teiste allasutuste töötajad. Ilmselt härra Rullile on ka see vastuvõetamatu. Ants Erman. Mul on küsimus, härra vallavanem. Kas see tulemustasu on mõjutatud kuidagi sisse ka kinnistuvate ametnike töölepingusse? Minu teada küll mitte. Esiteks ametnikel ei ole töölepinguid, ametnikel töölepingud on töötajatel, aga see selleks, aga minu teada ei ole kellelegi tulemuspalga saamist kui õigust lepingutesse sisse kirjutatud. Miks ma seda küsin? Tähendab, teie väidate siin, et kahjuks ei tee me vahet, see tähendab meie kolmekesi, mis on preemia ja mis on tulemustasu. Tähendab, mina väidan, et kui seda tulemustasu ei ole töölepingusse või juhendisse sisse kirjutatud, sellisel juhul ei ole tegemist tegelikult preemiaga. See ei tähenda seda, et ütleks, et preemiaid ei või maksta inimestele, võib maksta küll, aga meid ei saa süüdistada selles, et me selles vahet ei tee. Ja ma tsiteerin siit ühte väljavõtet. Tööandja ei saa töötasu ühepoolselt vähendada ega muuta. Töölepingu seadus, selle kinnituseks on ka Riigikohus lahendanud 118.10 asunud seisukohal, et tööandja ka ühepoolselt kinnitatud tulemustasu maksmise juhend on tööandja kehtiva palgakorralduse osa ja see muutub töölepingu osaks. Selle vahendamiseks või muutmiseks on tarvis töötaja nõusolek. Tähendab, võib-olla ma ei väida, et teil ei ole seda tulemuspalga maksmise juhendit, aga ma väidan seda, et aga kui seda ei ole, siis on igal juhul tegemist preemia maksmisega, mida nimetatakse tulemustasuks. Seda võiks kontrollida. Aitäh, et mulle tundub, et te jõudsite oma aruteluga ummikusse, aga mille alusel ma väitsin, et te vahet ei tee, tsiteerin lauset teie arupärimisest. Suuremat osa vallavalitsuse teenistujatest on viimastel aastal premeeritud tulemustasude sildi all 13. kuupalgaga. Ajate asju segi. Aitäh. Vastupidi, me rääkisime sildist, mida teie siin ju serveerite ja sisust. Teile pole keegi sõna andnud. Aitäh, härra vallavanem. Seega on volikogu istung lõppenud, järgmine volikogu istung toimub 12.11.2024. Tänan kõigile. Aitäh.